Tere kõigile! Täna räägime sellest, miks ma ostan nii palju ingliskeelseid raamatuid. Esiteks, enne kui lähme teema juurde, tahaksin tegelikult vabandust paluda, et üks video jäi vahele. Lihtsalt nädalavahetusel saabus mulle koju uus riiul ja ma veetsin temaga aega. Aga miks ma ostan ingliskeelseid raamatuid? Selle küsimuse peale ma tulin üsna hiljuti, lihtsalt niisama kogemata. Vaatasin oma raamaturiiulit ja avastasin, et viimase paari aasta jooksul on sinna kogunenud päris suur hulk just ingliskeelset kirjandust, eeskätt siis ilukirjandust. Ja hakkasin mõtlema, et võiks ka natukene selgitada, miks. Sest kanalit kui sellist ma teen ikkagi eesti keeles. Aga ma räägin nii raamatutest, mis on välja antud eesti keeles, kirjutatud eesti keeles, kui ka nendes raamatutest, mis on ainult inglise keeles. Ja ma räägin nendest ikkagi kõigist eesti keeles. Nii et selline sissejuhatus pisikene. Aga põhimõtteliselt see jaguneb laias laastus sellisesse 3 rühma. Minu jaoks ma olen selle ise niimoodi ära jaganud. Esimene kõige sellisem, vist võiks öelda naljaga pooleks põhjendus on see, et ma oskan inglise keeles lugeda. Ma saan sellega hästi hakkama ja kui ma ei oskaks inglise keeles lugeda, siis ma ei ostaks ka ingliskeelseid raamatuid. See on selline lühike ja mitte päris tõsine selgitus, aga siiski. Ja siis on 2 sellist suuremat tahku. Üks ja mis on arvatavasti minu jaoks natukene, ma ei tea, kas olulisem, aga tegelikult vist on isegi enam ühel tasemel. Aga esimene siis on hind. Ingliskeelsed raamatud on odavamad. Tihti ma saan sama hinna eest, mille eest ma oleks ostnud ilma soodukata eestikeelse raamatu, paar ingliskeelset. Ja ma rohkem ei oska selle kohta mitte midagi öelda, kui see, et see lihtsalt on niimoodi. Ja nüüd vist on ka ingliskeelsete raamatute hind natuke tõusnud või on tõusmas, aga nad on ikkagi odavamad kui eestikeelsed. Ja ses suhtes jah, Eesti kirjastajaid tuleb toetada ja nende välja antud raamatuid tuleb osta, aga mina seda ei tee. No ma ostan ka Eesti kirjastuste välja antud raamatuid, aga nad peavad ikka mulle väga meeldima ja mul peab nüüd ikka väga vaja olema ja enamasti eesti keeles, kui ma ostan, siis ma ostan ikkagi allahinnatud raamatuid. Või siis proovin raamatuvahetusest saada. Ja teine asi, mis puudutab ingliskeelseid, on kättesaadavus Eestis. Ma saan raamatuid raamatukogust laenutada. Juba see, et ma saan raamatukogu kasutada raamatukogust eestikeelseid raamatuid enamikku sellest, mis Eesti kirjastused välja annavad, ma saan raamatukogust kätte, siis juba see viib selleni, et ma ostan eestikeelseid raamatuid vähe. Ma võtan raamatukogust, ma loen läbi, kui mulle meeldib, siis ma võin osta, kui mulle meeldis või ei meeldinud, aga ei tekitanud erilisi tundeid ja ei teki seda tunnet, et on hästi vaja oma riiulis seda raamatut omada, siis ma ka ei osta. Aga mul saab ta ikkagi läbi loetud tänu raamatukogule. Aga ingliskeelsetega on jälle nii, et ingliskeelseid ilmub väga palju. Eriti kui rääkida noorte kirjandusest, mida mina loen päris palju. Ingliskeelset noorte kirjandust ilmub väga palju aastas. Ja raamatukogu jõuab sellest tegelikult väga väike osa inglise keeles. Ja eesti keelde tõlgitakse noortekirjandust ka võrdlemisi vähe. See osa, mis jõuab raamatukokku, on väga tore, ma saan raamatukogust võtta ja ma saan sealt lugeda. Aga on raamatud, mida raamatukokku, mitte see, et ei saa tellida, aga lihtsalt raamatukogu ei ole võimeline kõike tellima. Ja peab tegema valiku. Need raamatud, mida ma ei leia raamatukogust, need ma ostan endale ise.
ja vahel juhtub, et mõni raamatutest, mis ma ostan endale, ise jõuab ka raamatukokku või mõni raamatukogu raamat, mis ma loen ja mulle meeldib, siis ma ikkagi ostan inglise keeles ta endale ka koju ära, aga lõpptulemus on ikkagi see, et nii palju ingliskeelset kui ilmub ja kui ma tahaksin lugeda, tegelikult raamatukokku ei jõua ja muidugi ei jõua ka minu juurde kodusele riiulile nii palju neid, kui neid ilmub, aga igatahes see kättesaadavuse teema ongi, miks ma ostan endale ingliskeelseid nii palju. Sest et ma tahan neid ikkagi lugeda, ma ei saa olla kindel, et nad jõuavad eesti keelde, nagu tõlkekirjandusena siis. Ja ma ei saa olla ka kindel, et need raamatud, mis mind eriti huvitavad, jõuavad raamatukokku lõpuks. Kuigi pean tunnistama, et päris mitmed on siiski raamatukokku lõpuks ka jõudnud, enamasti peale seda, kui ma olen neid läbi lugenud ja leidnud, et lugu on huvitav ja võiks ikkagi raamatukogus ka see raamat olemas olla. Vot, et see on siis selline ülilühikene video. Ma rohkem nagu midagi ei ütleks. Kutsuks üles kommentaaridesse kirjutama, kuidas teil on lood. Kas te ostate eestikeelseid raamatuid, ingliskeelseid raamatuid, mingis muus keeles raamatuid ja kuidas teil on üldse suhe sellega, mis raamatuid te soovite oma koduriiulil omada ja kui oluline on teie jaoks üldse kodus raamatute omamine. Võib-olla te oletegi selline lugeja, kes hindab väga raamatukogu, käib raamatukogus palju, laenutab raamatukogust palju raamatuid, loeb, viib tagasi, võtab uued, aga omal kodus riiul on üsna minimaalselt täidetud raamatutega. Nii et jah, kuidas teil on see reguleeritud? Kuidas ostate, millal ostate, milliseid ostate, miks ostate? Võib-olla ka mingid soovitused, mis teie arvates peaksid kindlasti olema kodus raamaturiiulil olemas? Või äkki mõni raamatu kättesaamisega seotud seiklus? Ootan siis kommentaare ja aitäh vaatamast! Nägemist!